Linnameeskond läheb Rootsi. Vähemalt teine lend praegu algamas, esimesmeeskonna mängijad on kohal juba. Rootsis meile käia meeldib. Sageli tuleme sealt sooja saunaga, aga seekord üritame ise vastu ka kütta. Nii et tulge meiega kaasa. Don't never stop. This the flow that got the block hot. Got super hot. Ay, give me my respect. Give me my respect. I just took it left like on ambidex. I moved through London with the Euro steps. Got a sneaker deal and I ain't break a sweat. Catch me cause I'm gone. Out of there, I'm gone. How I go from 6 to 23 like I'm LeBron. Serving up a pack. Serving up a pack. Pulling gimmicks cause they scared to rap. Ay. Funny how they shook. Ay. Got me shook. Pulling back the curtain by myself. Take a look. Ay. I'm a bar spitter. I'm a hard hitter. Yeah, I'm light skinned but I'm still a dark. I'm a wig splitter. I'm a tall figure. I'm an unforgiving wild dog. Something wrong with him. Got him all bitter. I'm a bill printer. I'm a grave digger. Yeah, I am what I am. I don't have no time for no misunderstandings again. This a rolling, not a stopwatch. Don't never stop. Took the business and ran it for me. I let Ollie take the aisle, told him brand it for me. I get 2 million a pop and that's standard for me. Like I went blind, dog, you gotta hand it to me. Gotta prayed, then I prayed again. Had a moment, but it came and went. You don't wanna play with him. They'll be morning you like 8 a.m. Passes, guys, sharp passes. Keep intensity. All focus on defense first, like to zero back. This is the most important. And second thing, to score somehow this goal. Like again, you have this quality. I believe in you. Just we must to be more with the balls tomorrow, guys. Every opportunity to shoot, rebounds, everything. Be there, close to 16 box. Go there, like try to provocate, try to create some penalty or something, and set play, guys. Again, this is our also chance to like open the game. So focus. Clear focus, we go for the goal. Goal is fucking like important. We must to somehow score this first one to put them pressure. And of course, zero back. But again, guys, even if something goes like differently, still believe till the end. Like don't like be like fuck. If for example they score, okay, we still can score 3. Believe in this. Like so till the end we must to fight. Okay, let's go. Keskpoolik Siim Luts. Sina pika ja värvika karjääri jooksul mänginud ägedatel areenidel küll, aga ütle nüüd ausalt, kas sa nii ägedal oled mänginud nagu seda Strawberry Arena? Jah, ilus staadion, et pole midagi öelda. Eks ma olen igasugustel mänginud, et koondisega on saadud käia erinevates riikides ja näha neid võimsaid staadionid seal, et aga jah, ma arvan, et see on ka üks ägedamaid. Fakt on see, et meil Paide kodumängudel käib keskmiselt 300 inimest kaasa elamas. Homme on siia oodatud circa 20 000. Räägi, mida ühe mängumehe soolikas selle asja peale teeb. Kas see vibratsioon, mis kaasa elamises tekib, paneb kuidagi teistmoodi ja jalga väristavalt mängima ka? Eks ta mõjutab ikka, aga ma arvan, et pigem positiivselt, et iga jalgpallurunistus on mängida suure rahva ees, et pigem ta annab lisamotivatsiooni ja hoiab sind võib-olla rohkem mängus sees, et oleneb muidugi, kuidas mäng on, et kui sa oled pargid bussi, siis on vähe keerulisem, aga kui saad palliga ka mängida, siis see annab ikka juurde palju. Läinud nädalal mängisime Aikiga Kadriorus 0-2 kaotusseisu ennast nüüd nii, et 90 minutit minna. Kuivõrd tõenäoliseks sa pead seda, et me homse ette joonistatud kava ja sellest kinnipidamisega tuleme esiteks viigilisele seisule, kui ka siis variant reaalselt 3. eelvooruringi lõhna nuusutada? No eks uskuma peab, et ma arvan, et Kadriorus nägime, et on võimalik mängida nende vastu, tekitsime olukordi, et väravad, mis nad seal meile lõid, et ei olnud ka midagi erakordset, et täitsa ära hoitavad, et kui suudame oma mängu nii nagu treenerid meilt tahavad, et me
kompaktselt mängime ja hoiame taga 0 ja proovime just ise selle esimese värava lüüa, et kui see õnnestub, siis kindlasti läheb mäng palju lahtisemaks ja no, loodan parimat, et tuleb meie poolt hea esitus. Huvitaval kombel teist aastat järjest Rootsi me satume, läinud aasta Rootsi kogemus oli nagu ta oli ja see saun kõrvetas päris korralikult. Mis Aiki ja Hekenet võib-olla selles plaanis eristab? Mis meid võib-olla homsel mängul siin võõrsil areenil ootab? No eks ta sarnane enam-vähem ole, et mõlemad Rootsi tugevad klubid, et võib-olla Häkken oli rohkem tehnilisem ja Aik on võib-olla selline jõulisem, et võib-olla see erinevus, aga muidu nii või naa, ega Euroopas kergeid mänge ei ole, et kõik mängud on rasked ja eks tuleb võtta maksimum, mis võtta annab. Hüva, aitäh Siim, edu homme ja loodan su best võrras. Tänu! It's a rolling, not a stop. Watch, don't never stop. It's the flow that got the block hot. Ei loe. Peatreener Vladimir Vassiljev, oleme sinu ilmselt senise Paide karjääri või kohe kindlasti sinu senise Paide karjääri kõige suurema mängu lävel. Räägi, mis tunne siin Aiki staadionil ja nendel pehmetel toolidel hetkel istuda on, kus match-day -1 trenn tehtud on esad olnud? Ma ütleks, et midagi nagu erilist, staadion on ilus ja muru on hea, aga ma arvan, et olulisem, mis hakkab toimuma on homme. Et täna on pigem me tegime treeningu, oli väga hea näha, et mängida on hea energia sees, et palju positiivset emotsioone. See on väga oluline enne homset mängu, et ei oleks närvitsemist, et pigem nagu läheme ja üritame nagu siis lihtsalt mängida oma parimat mängu elus, et saavutada positiivset tulemust. Aga ma arvan, homme kindlasti siit saab väga ägedat show'd ja ma loodan, et ka meie siis mäng või siis nagu meie esilemine ka on vastavalt sellele, et me suudame nagu mängida, ütleme, oma kõige paremat mängu seni ja üllatada vas. Kihlveokontorid ja vutieksperdid ja muud spetsialistid meie edasipääsu väga tõenäoliselt ei pidanud enne, kui me üldse kokku läksime Kadriorus läinud nädalal. Küll aga selle eelmise mängu põhjal nägime, et annab selle suure Aikiga mängida küll ja mängida ilusti ja mängida ründavalt. Räägi, kui tõenäoliselt sa ise pead seda, et me tuleme 0-2 seisust välja esmalt viigi peale ja kes teab võib-olla kõige parema õnnestumise puhul ka edasi minemise peale mõelda? Ma arvan, et ega meil muud ei olegi, kui uskuda, et me suudame lüüa väravat esiteks ja taga 0 hoida. Kui seda me suudame saavutada, siis ma arvan, kõik on reaalne. Jällegi, jalgpall ongi nii huvitav mäng, kõik võib juhtuda ja ega kui me ei usu, siis milleks me üldse tulime siia Stockholmi nagu. Et ma arvan, et igaüks, kes on meeskonnas usub ja jällegi nagu on palju mängi ja kogemus selja taga nii meie mängijatel, ütleme, Eesti koondise eest kui ka nagu Paide eest, kus pööras mänge, et teil eelmine eurosuvi ja üleeelmine oli ka ju tegelikult sellised rasked mängud, kus näiteks Hõim lõi mingi väga imelist väravat ja te pääsite edasi. Et ajalugu on olemas ja ma arvan, me lihtsalt peamegi uskuma ja ilma, ütleme, vastase austamist nagu mängima. Et lihtsalt läheme, võtame seda mängu nagu tavalist jalgpalliõhtut, naudime atmosfääri ja üritame siis pöörata seda mängu ja lõpuks 90 minutit ees ja peame näitama, et me suudame ja usume lõpuni, isegi kui see, ütleme, nagu mängukäik ei ole nii, nagu me eeldame seda, siis ikka nagu 90 minutit on päris pikk aeg ja kõik võib juhtuda. Viimane küsimus suuresti sarnane, nagu ta Siim Lutsule läks ka, et 20 000 inimest on oodata staadionil. Nägime juba tegelikult selle 1200 võõrsilfänni põhjal, kes kaasa elasid seal meie soojenduse vältel läinud nädalal Kadriorus. Et meestel käis soolikast teatud elekter läbi. Kas see 20 000 nende kaasaelame siin Strawberry Arenal hoiab ta meie mehed mõistuse mõttes külmad või kuidas sina peatreenerina näed, et meestel parim homme endast välja tuua? Ma arvan, just see annab lisaenergiat, et kindlasti minu peas on selline emotsioon, kui ma oleks mängija
praegu saaks astuda sinna väljaku peale, kõik see atmosfäär pigem nagu muutub mind nagu paremaks mängijaks. See on minu mentaliteet. Ja erinevad mängijad võivad käituda, aga ma isiklikult siiralt usun, et need 20 000, kes tulevad siia, annavad ka meile lisaenergiat. Kindlasti me tahame näidata, et me oleme paremad ja kindlasti iga üks mängija, kes astub väljakule, tahab näidata, et sel hetkel ta on võimeline midagi nagu saavutada selle meeskonnaga. Ja ma pigem usun reaalselt, et sellest atmosfääris meil ei teki krampi, vaid vastupidi nagu me saame mingisugust lisaenergiat ja suudame, ütleme, oma võib-olla tavalises mängus veel paremat esitust. Ja seda ma usun ja selline inimene ma olen. Ja mul on hea kogemus võib-olla, mäletan, et kui Levadiaga käisime Türgis Galatasarayga mängima, siis ma olin veel mängija. Küll ma ei saanud väljakule, aga ma olin pingi peal ja käisin suundust tegema, et seal oli 40 000, kes vilistasid ja pigem nagu ma nautisin seda ja nagu sul tuleb kõik palju paremini välja. Ja ma arvan, see sama energia, mis tuleb tripkalt, nagu annab meil lisakäigu ja pigem see paneb meid nagu motiveerib rohkem pingutada. Väga hea, aga sel juhul soovime homset head mängupäeva teile, kainet pead ja teravat jalga ega muud. Palju edu teile. Aitäh, Paul! Tänasele vlogi episoodile tõmbame siin Strawberry Arenal joone alla. Homme õhtul kell 8 lähevad telerid Eestis käima. 10-eurose vaataja-piletiga lingi leiate Paide linnameeskonna kodulehelt. Saate vaadata siis laivis ja otse seda, mida meie mehed siin murul siis teha suudavad. Olukord ja seis on defitsiitne, vaja välja tulla 0-2 kaotusseisust, aga nagu äsja peatreener pingi peal rääkis, siis jalgpallis on kõik võimalik ja Euroopa prožektorite valguses võib kõike juhtuda, nii et paneme ühiselt pöidlad pihku ja katsume nende pöialde pihuga saada vastu siis 20 000 fännile, kes siia Strawberry Arenale kohale tulevad. Ega muud kui, et kummardame täname vlogi episoodi vaatamise eest ja siis soovime omadele edu. Tšau!